Tervitus, Merike, numbrite keel siin. Mega ilus ilm, täitsa mega ilus, liiga palju riideid selga. Mõtlesin, et äkki teil on hea teada seda. Nalli. Ma sain nii laheda kirja ühelt minu jälgijalt. Aitäh sulle, Ursula. Ja siis teate, meil läkski kohe natukene vestlemiseks, nii nagu ma olen öelnud, kui teil on mingi selline lühike küsimus või mingi väike mõte, mida tahad minuga jagada, siis sa võid täitsa julgelt seda teha. Ja kui on sellised kerged asjad, siis ma hea meelega kuulan, annan teada seda, mida puusalt oskan kohe vastata. Ja siis lubasin Ursulale niinimetatult, et ma teen nüüd sellise video selle kohta, et kui tema juba seda küsib, siis järelikult on teid sarnaseid veel rohkem, kes seda on tahtnud teada. Ja sellepärast ma õhutangi teid üles, et palun kirjutage mulle ja sellest ma saan inspiratsiooni teha natukene pikemat arutelu YouTube'is, kuhu te saate siis kõik kommenteerida. Ma olen siis jälle oma koertega sinna, siis ma pean vahepeal jälgima, et kas kõik jõuavad. Kõik on erineva iseloomuga, nii nagu numeroloog ütleb, eks ju. Nii, küsimus on siis järgmine vist äkki niimoodi, et Ursul ütles, et tema arvates on kogu elu talle olnud tähtis elude number, ehk siis kui liidate kokku sünnipäev, kuu ja aasta kokku, siis te saate ühe numbri, eks ju. Ja nüüd mina siis hüppasin mees metsast, naine metsast ja räägin, et sünnipäev on väga oluline, eks ju. Siis ma nüüd kohe räägin teile. Ma olen seletanud teile sünnikaarti olemist, põhimõtteid, mis seal on. Sünnikaart sisaldab 5 kolmnurka. Ta on ise nagu täheke, 5 nurk, punane. Issand, ma ei mäleta, see mingi luuletus oli selle kohta ka kunagi. Pange see luuletus siia, kes on oktoobrilaps olnud, ma olen olnud. Et siis pidi seal Leninile au andma. Leninist rääkides, siis ma panen üles ühe video selle kohta. Näete, kuidas ma hüppan ühelt teemalt teisele, jah? Et ma arutasin, analüüsisin natukene seal kuulsaid staare, et panen selle video nüüd üles, sain selle ära analüüsitud. Et nii, siis lähme nüüd tagasi. Et elude number ja sünnipäev number. Ja sünnikaart sisaldab palju osasid. Ja mina ise olen ka kunagi olnud samasugune nagu sina, et elude number, mul on see ja see, siis ma üldse ei osangi seda korralikult veel arutada. Sellepärast, et mina vaatan sünnikaardist isegi 3 numbrit, need tulevad erinevate arvutuste teel ja seal ma vaatan, kes sa oled, siis mida sa tegema pead ja kuidas sa seda tegema pead. Vastused on küll hästi lihtsad, et küsimused on sellised, et okei, et aga tegelikult on need väga lihtsad. Ja nii. Teate meis, kui näiteks sul tuli see missiooni numbriks number 5, ütleme see kõige lihtsam arvutus, eks ju, sünnipäev, kuu ja aasta kokku, number 5, see on ju tegelikult õpetaja. Ja siis, kui su iseloom on, sa oled sündinud näiteks 2. päeval, siis mis päeval veel? Ütleme, võtan praegu number 2, eks ju, see on nagu lihtsam. Nendel on probleeme enesekindlusega, nad sõltuvad hästi palju teiste inimeste arvamustest ja nii edasi. Siis kui nad on miinuses, ärge nüüd arvake, et ma jälle räägin täpselt konkreetselt 2 ja siis keegi solvunud 2 kirjutab mulle, et täitsa vale jutt, mis sa räägid. Ma räägin üleüldiselt, eks ju, sellepärast, et igal inimesel on veel kuu, mis teda mõjutab ja aasta. Aga räägin üleüldiselt, kui su elumissioon ja elutee number on 5 ja siis sina oled sündinud 2. päeval, 20. päeval näiteks, ma ei räägi nendest teistest 11. ega ka 29. sest nendel on energia veitsa teistsugune. Siis tal puudub enesekindlus ja siis ta mõtleb, et 4 ma pean õpetajaks saama, maksku mis maksab. Aga tast ei tule kunagi õpetaja selles suhtes, sellepärast, et tal on raskusi iseendaga. Ta võitleb kogu aeg, nagu, et kas ma tegin õigesti, aga mis nad mõtlevad minust, et oi, issand, ma eksisin, et ma ütlesin paar aastat tagasi, vaata sellele niimoodi, nüüd ta pole mulle kirjutanud, mis ma nüüd tegema peaksin. Või on see, et anti sulle hästi nagu selline suur projekt, mis sa pidid ära tegema ja siis sa kogu aeg nagu närid küüsi, ei saa magada. Mõtled õudusega, et kas ikka tegid õigesti, kas sa laval seisid sirgelt, kas kleit ikkagi oli voltis või ta oli siis sirge ja kas viigipüksid olid lüüksid või liiga pikad. No ja nii edasi. Ma räägin siis just konkreetselt 2. ja 20. Siis kui nad on veitsa miinuses, sest tegelikult need, kes on 2. ja 20. päeval sündinud, nad on väga head diplomaadid, väga head müügiinimesed,
mega suured sellised võimsad laval esinejad, lauljad võivad nad olla, näitlejad võivad olla, blogipidajad, no lihtsalt mega super inimesed, eks ju. Vot siis nende puhul, kui nad on seal plussis, siis võib juhtuda, et see elude number 5 aktiviseerubki temal, aga tal jääb midagi vajaka. Sellepärast, et seesmiselt, kui ta näitab välja, et ta on hästi võimas ja oskab kõike teha, aga tal on kogu aeg mingi vajaka seal. Ma ei tea, kas see nimi on, kas see sõna on õige vajaka, aga nagu mingi puudujääk on sees. Ta nagu ikka kogu aeg mõtleb, et kas ta on ikkagi piisav, sest noh, vaata, olgem ausad, me näitame ju välja ühte asja ja siis seesmiselt me oleme hoopis teistsugused. Ma räägin ka siin hästi rõõmsalt, on ju, pärast panen lihtsalt telefoni kinni ja võin olla ükskõik kes. Tegelikult ma olen suht elurõõmus inimene, need, kes mind tunnevad. Võite kommenteerida, kas ma räägin seda, kas ma olen siin näiteks teil kaamera ees selline, nagu ma päriselt elus ka olen. Jah, vanasti ropendasin võib-olla rohkem, nüüd enam ei ropenda. Nüüd mul on nii tore elukaaslane, et me üldse ei ropenda. Ja vahest ma naudingi seda, kui ma saan mõne sellise krõbeda sõna kuskil öelda. Vaat okei, see selleks veitsa enda jutust ka. Seepärast, et teate, mina vaatasin ka oma elumissioon ja kunagi ma arvasin, see on hoopis teine number. Nüüd ma, kui ennast olen siin risti põiki läbi uurinud, siis ma ikka kukkusin persele küll, mis ma tegema pean. Ja siis nüüd ma saan aru, kui ma ei tööta läbi oma sünnipäeva, oma kuud, oma aastat, siis mul on ju seal suhte kolmnurk, eks ju, mida ma pean läbi elama, läbi töötama ja siis ka tervis. Vot, ma sain vist sellega nüüd kõik ära öeldud. Jah, ma teen ühe video nüüd veel, tekkis lihtsalt mõte. Teate, ma kutsun teid kõiki üles, palun kirjutage mulle vahest, küsige mingisugune selline lambi küsimus ja kusjuures, kui sa ei ole veel Facebookis kinnises grupis, mul on seal üks, ma väga hästi nendest ei jaga, kuidas teile nagu õigesti ütelda, mul on selline leht, kus äkki öeldakse ärileht selle kohta, kus saab mulle kirjutada Messengeri, siis ma olen selline rohkem häälsõnumite tädi. Mulle meeldib rääkida, nagu te olete aru saanud, eks ju. Ja siis teine on see kinnine Facebooki grupp ja nüüd ma teen selle esimest korda oma elus, proovin siis teha sellist live kokkusaamist. Sellest, et ma ise millegipärast arvan, et Facebookis me oleme vanuses seal selline normaalne vanus, kus me juba teame ka, mis me suust välja ajame, ütleme siis niimoodi. Mul on plaan TikTokis ka kunagi teha, aga ma natukene olen veel ebalev, et ma mõtlesin, et ma alustan siin oma Facebooki turvalises grupis, seepärast, et mul on tunne, et seal me teame, mida me elust tahame. Ja on meil sellised natuke normaalsemad küsimused, ehk siis. Vot nii, et tulge liituge sinna, tellige siis seda minu YouTube'i kanalit ja kui tundub, et see info, mida ma räägin, on huvitav, siis jagage seda informatsiooni, seepärast, et ma tahaks võimalikult palju aidata. Ja päris tõsiselt, et ma panustan siia nendesse YouTube'i videotesse seda oma energiat ja oma mõtteid, millest minu sugulased on juba väsinud, ehk siis minu lähisugulastest räägin. Et au ja kiitus minu poegadele ja nende tüdrukutele, printsessikestele, kes on mind kogu aeg kuulanud ja siis mõelnud, et mõni lihtsalt hästi viisakalt ütleb, et tal on midagi muud teha, seepärast seda informatsiooni ütleb väga mega ja palju. Vaid nii, au ja kiitus minu kallitele, minu kõige lähedastemale. Okei, tšauki, pauki, palju sai öeldud ja kohtume järgmises videos. Ma teen sinna üles ühe üleskutse ka. Ilusat päeva teile ja meile, mulle, kõigile. Seal minu rong liigub vaikselt. Tšauki.